Tere! Mina olen Anette Plussmeedia ajakirjanik ja täna oleme siin Põltsamaa kirikunoorte talvepäevadel ja minu kõrval on tööriistakast Markus Haamer ja Mattias Haamer. Tere! Tere! Küsin alustuseks sellise tüüpilise küsimuse, et kuidas talvepäevad siiani sujunud on? No, minule tundub, et hästi. Ma ei tea, eks osalejad saavad ise ütelda, et kuidas nemad siin ennast tundnud on, aga mina olen tundnud ennast liikuvuses ja tundnud seda, et kõik nagu sujub, kuigi on olnud äpardusi haiguse tõttu, mis siin on praegu liikvel, aga eks tuleb nendest ka üle saada. Kui mitmendad talvepäevad need teil on? No mul isiklikult siis on tegelikult nii-öelda, kus ma 100% kohal olen, on siis 10. Sest nüüd saab 10 aastat mul täis siin ja üldse aga siin Põltsamaal siis 19. No enne seda ma muidugi käisin ka niimoodi vahete vahel mõnda üritust vaatamas, aga jah, 19 korda on juba siin talvepäevi peetud iga aasta. Te olete nüüd siin 2 aastat järjest korraldajad. Kas vahest tekib tunne, et oleks soov olla ka lihtsalt osaleja siin ja ega korraldajate roll väsitav ei ole? No ma ei tea, ma annaks kõigepealt Mattiasele vastata, mis tema ütleb. No tegelikult olen mina esimest korda korraldaja, korraldaja abi. Aga väsitav on ikka, muidugi. Ja ma ei teagi, ma pole vist tegelikult talvepäevadel käinudki niimoodi, et ma ei ole korraldusmeeskonnas, nii et ma ei tea, mis tunne on olla lihtsalt osaleja. Aga ütleme niimoodi, et kuna mulle meeldib asjatada, siis tore on, lõbus on, et meeleldi teen sellist tööd. Ja kui ma nüüd endast räägin, siis eks ta ikka ole närve sööv küll ja vahel mõtled küll, et kõik võiks visata ikka üle parda ja jätta enda piinamine, aga samas jälle see, et mida need noored siin teevad. No esmalt muidugi meie koguduse noored, kuidas nad ennast panustavad ja kui need noored siia tulevad ja kõigest sellest innu ja rõõmuga osa võtavad, siis see tegelikult korvab kõik, mis on selle asja raskus ja annab pigem hoopis selle rõõmu, et mul on võimalus olla pakkumas midagi ja tegelikult on vaimulikuna on see lootus, et see viib kuhugi edasi, sellel on mingit tulevikku, need noored kasvavad, et kui me kirikus näeme selliseid vanu inimesi, aga kus nad vanad tulevad, kui ei ole noori. Nii et need noored peavad vanaks saama. Ja nii nagu siis vana nali räägib, on ju siis seal nõukogude aja algusest, et kui siis taheti kirikut kinni panna ja siis külanõukogu esimees andis ülesande, et kuule nüüd mine võta see kiriku võti ja pane uks kinni ja ütle, et enam rohkem siin jumalateenistus ei tule. Mees läheb vaatab, 5 vana mutti siin, et 5 aasta pärast on kõik surnud, ma tulen ja lihtsalt võtan võtme ainult. No läheb 5 aasta pärast uuesti, vaatab, 5 vana mutti siin, ei tea, hea küll 5 aasta pärast on kindlasti surnud, et nii igavesed nad ka ei ole. Läheb siis jälle 5 aasta pärast, ikka need 5 vana mutti siin ja ei saagi uksi kinni panna. Nii et tegelikult eks läbi nõukogude aja on ikkagi seda järeltulevat põlva olnud, aga ütleme, kõik algab ikka noortes pihta ja muidugi me ei pea olema nii-öelda vana inimeste kirik, vaid ikkagi me võime olla ka nooremate inimeste kirik. Mattias, sa teed siin housebandis ka ülistust, aga teed ka bändi. Kumb roll sulle rohkem meeldib, kas ülistusbändis ülistada või bändis esineda? No, eks need mõlemad ole päris head asjad, lahedad mõlemad. Aga kuna ma rohkem teen sellist nagu lihtsalt bändiga nagu esinemisi vabal ajal, siis on väga tore ja ma saan nagu ühes kohas nagu ka ülistada oma muusikat tehes. Nii et ütleme niimoodi, et mõlemad meeldib teha.
kuidas töötab teie isa ja poja koostöö? hästi. jah, Mattias on mulle vist praegu nende siis eilse ja tänase päeva puhul rohkem helistanud, kui ikka tavaliselt helistab, nii et side on jätkuv. Ja mul on muidugi maru hea tunne, et ma tean, keda ma usaldan ja ma saan väga, väga rahulik olla, et ma saan ütelda ja tehakse ja et selline ütleme ikkagi 18 aastat juba oma last tundma õppinud on ju, et siis natukene tead ja eks tema on mind ka tundma õppinud, nii et me selles mõttes vist täitsa hästi saame hakkama. Aitäh teile! Jälgige Pluss Meediat Facebookis ja YouTube'is. Mina olen Anett Elken.